hommik nii meie eesti keele sõpradele kui ka karudele, kes tulevad talveunest. Näete seda, kui tõsiselt ma oma pühendumist teemale võtan sellest, et olen teemas. Niisiis leidsin talveunest ärgates täna hommikul sotsiaalmeediast suurkiskjate profiililt ülitoreda materjali, kuidas saada üle karu hirmust. Ja Eleri Lopp kutsub sellel laupäeval meid siis karu retkele 40 € eest. No nii, tegin tööleheks, üllatus, selleks, et inimestel, kes on juba harjunud meie YouTube'i kanalit ja kodulehekülge eesti keele õppimiseks kasutama, meie hulgas on päris palju väliseesti peresid, kes hoiavad oma lapsi eesti keele voo sees. Nii et mul on saanud nende videote tegemisest, tundub küll, et pensionini kohustus, meeldiv kohustus. Töölehes on meil siis seesugused meeldivad asjad nagu me teeme kõigepealt Eleri teksti õigekirja korda. Ta on hästi tavalisel kena eesti keskmise taseme juures olev tekst, nii et hea õppematerjal. Aitäh! Teiseks meenutame karuteemalisi kirjandusteoseid ja filme. Ma tean, et sa tead täiesti mitut nendest, kohe loetleme. Ja kolmandaks kirjutad siia tagumise külje peale oma kogemusest karudega. Minu kõige lähedasem kogemus karudega oli ajal, kui ma elasin Kumma külas ja metsatöid tehes aeti üles emakaru 3 pojaga. Õnneks aeti ta üles nii kevadel juba. Tol aastal oli küll ka kevadel päris paks lumi, aga aeti üles nii kevadel, et pojad jäid ellu. Ja see meie emakaru asus elama täiesti reaalselt meie koju. Evald Piirisilla ehitatud püstkojas emakaru oma 3 beebiga elas. Ja pidas täiesti omal algatusel väga ilusasti lepingutest ja piiridest kinni. Just sel ajal lammastel olid talled. Ta ei tulnud. Ta ei teinud mitte ühtegi inetust. Meedia ja ajalehed ja raadiod olid täis teateid, et karu emajäljed on igal pool. Ja mina olin väga vagusi, ma ei öelnud, kus ta elab. Sinu kogemus karuga võib olla samuti kas looduses või loomaaias. Elistvere loomapargis mõne aja eest karu Karoliina läks vikerkaare taha, millest mul personaalselt oli kuidagi kurb. Tuttav oli, Raamatutest, kirjanduses on meil täiesti kindlasti kõigil mingigi kokkupuutumine karudega. Mis ma jätsin kirjutamata? Nüüd tuli meelde. Maša ja karu, multifilmid, minu lapselaste lemmikud, lisan juurde. Maša ja karu multade sarja võid täiesti vabalt analüüsida, miks see sulle meeldib või ei meeldi ja miks vaatamata praegusele vene karu kartusele Maša ja karu multasid ikka vaadatakse. Mõmmi Aabits ETV telelavastuste sarjana Ivo Eensalu
Mõmmi rollis, Rebase Reinu rollis Ulfsak, Lutsep, Rätsep, ühesõnaga Eesti näitlejate raske kahurvägi on ennast aastaid pühendanud ja panustanud laste telelavastuste tegemisse ja need on megatasemel. Ellen Niidu Karud saavad aru, Karupoeg Puh, mis on teatavasti vaimsete nihete täielik kataloog, kõikvõimalikud karakteritüübid, ATH-d, flegmad, koleerikud, ärevushäired, kõik on seal paketis mänguasjade nurgas. Baturin kirjutas Pärnu kirjanikuna raamatu Karu süda. Ja DiCaprio moodi, see on film, ehk siis mees, kes jäi ellu 3 tundi väga rohket verd. Leonardo DiCaprio, ma ei mäleta, kas selle eest sai või ei saanud Oscari, igatahes nomineerus usinasti. Me oleme harjunud ju tavaliselt sellega, et Leonardo on meil selline kaunis mees ja babyface, aga tal oli siis ometi kord võimalus mängida küpset, katkist, igas mõttes, hingeliselt ka, väga verist meest, nii et demonstreeriti tema sisemist ilu kuni lihatuks rebitud seljani. Nii kaunis. Ma otsisin üles paar nostalgilist karu asja, mida täiesti kindlasti 99,9% Eestist teab. Kui ma küsisin doktor Kuugu käest laulu Kati Karu, siis doktor Kuugu suunas mu toredasse keskkonda laulud EE. Siin te näete tähestiku järjekorras, võta millise laulu sõnu tahad, tee kodune või sõpruskonna karaoke. Kati Karu laulusõnad on siin lasteaias saadik mitmetel põlvkondadel tuttav. Ja nüüd ma küsin, kolleegid, IT-kursandid, kus autor on? Ei ole. Täpselt sama jama on meil tegelikult raadiojaamadega ka, et pannakse mängima muusikapala, väga heal juhul saame teada, kes küttis musooni, aga me peaaegu kunagi ei tea, kelle sõnad on. Ma lasen väikese episoodi, kus sa oled nüüd siis? Loomulikult ei teadnud. Autor on Ellen Niit. Ja need sõnad on siis siin eraldi välja toodud, et me saaksime teada ikkagi, et selle nii harjunud, nii armsa, nii tavalise lastelaulu sõnade autor on Ellen Niit. Rahu sulle, krõllimamma. Kui ma tahaksin näiteks oma lastele seda raamatut Karud saavad aru, siis ma leian kasutatud raamatute leheküljelt sellise raamatu. Eesel ja karu ja kõik asjad on olemas. Raamatu müüja on vaevunud selle kõige tuntuma luuletuse ehk laulusõnad panema ka selle müügiteksti juurde. Aga kus on hind? Kus on hind, ma küsin? 1,60.
Pilleriini lood saame 6 euro eest ja siis suuremat sorti unikaalsema raamatu meil maal 10 euroga täitsa olemas. No vot, nii et me saame küll. Kui me tahame endale guugeldada tausta, kui me tahame viia ennast kurssi karudega kirjanduses, siis ütleb märksõna peale karud kirjanduses meile seesama doktor Googu, et Ellen Niidu raamatut meile veel kord siin näete pakutakse Edgar Valter Maestro Ets, keda meie kirjastus kümnete raamatute kaupa kirjastas, on ka selle teinud pildiliseks. Ja siis me jõuame paraku loodusõpetuseni, aga siiski Tartu linna raamatukogus on Arkadia sarjas raamat karust. Nii et selline pakkumine on. Baturinit Karu süda raamatut siin ei ole. On Sinijärve Karl Martini siis tõenäoliselt soovitusraamat Karu keetmine, väga poeetiline ja romantiline. Ja minu üks lemmikkeskkondi ehk siis folkloore, mida ma igasuguste tähtpäevade, rahvatavade, olnud põlvkondade tarkuste üleskaevamiseks kasutan, on folkloori. No näete, mis ta meile siis karu kohta räägib. Karu kirjandust on siin kasutatud mordva kultuuri kogumikke, sest karu on meie ugrimugri suurel pildil ersade moksade esivanem, nende tootem loom. Nagu te teate, päris mitmes Hollywoodi täispikas animas on ka hiiglaslikud karud, kaitsjad, pühad, happy endi puhul, ka siis, kui nad natukene surma saavad, vahepeal nad ärkavad tagasi ellu. Õnneks pisar pigistatakse ära ja siis on karu jälle elus. Ta on rikkuse, tervise, headuse ja viljakuse sümbol. Karu on ära neetud inimene, mis tõttu tal ongi inimesega sarnased jalad-allad. Ja siis karu tapmist peeti raskeks kuriteoks, millele järgnes karistus, suri tapja ema, isa, naine või laps. Tui. No nii, ja siis kirjandusest seda palju, et karukultuse relikte leidub rahvaluules. Ersa lauludes läheb neiu karule mehele ja sünnitab looma või inimese välimusega hiiglase jõuga lapsi. Moksa muinasjuttudes sünnitab karuga koos elav naine mitte päevade, vaid tundidega kasvava karupoja. Mõnes muinasjutu süžees võib karu ja naise poeg tappa oma isa. Siuke oidipuse värk, ugrimogri moodi. Moksa muinasjuttudes võib kohata ka motiivi, kus karu sööb inimesi. Ups, taadi ja eide sööb ära. Inimese ja karu vahelisest abielust jutustavates lauludes mainitakse sageli kusagil metsas asuvat karude maad, kuhu inimesed ei satu ja kuhu karu viib röövitud neiu. Karu räägib inimkeeles, laulab, pöördub abi saamiseks inimese, eriti naise poole, et see tõmbaks tema käpast pinnu välja, tänutäheks toob ta mett. Ukraina sõjapäevil on inimestel olnud vaja väga paljusid karusid, põtru ja teisi metsloomi aidata, ravida, õmmelda, päästa. Nii et muinasjutud jätkuvad. Pulma lauludes
võrreldakse neiu armastatud kurja karuga. Pulmas kehastas pahupidi kasukas ja mütsis naine karu, kes tuli õuele peigu ja mõrsjat vastu võtma. Pulmakaru sümboliseeris tulevase abielupaari viljakust ja rikkust. Viljakusega on seotud ka jõulude ajal karuks maskeerimise komme. Ersapulmades lõi karuks riietatud kosjamoor vihaga kõiki majja sisenejaid. Vihaga siis mitte mõttes anger, vaid vihaga saunaviha mõttes veeniki. Ja siis mõrsja ja peigmees pandi istuma karunahale või kasukale. Peiu majja sisenedes astus mõrsja kasukale. Sellega kaeti ka noorte voodi. Kuna kurjad jõud ja nõiad kardavad karusid, hoiti vanasti tallis või laudas karu pealuud, kellel karukolp puudus, tõi karutaltsutajate külla saabudes õue või talli elavaid karusid. Tsirkus toodi koju. Jah. Karurasva kasutati kopsuhaiguste ravimiseks, lautar riputati kaitseks kibuits, mis on sõnalt ugri keeltes vokon karu naba ja selle tõmmist joodi külmetuse puhul. Seesuguseid asju saime teada siis me karude kohta. Ja leidsin ma selle siis niisugusest kohast nagu Suurkiskjad. Kiidetud olgu Facebook siin sotsiaalmeedias. See tore tekst meil on. Profiilipildil siis Ilves ja meie tänane tekst koos puu tagant piiluva karupojaga on siin. Vaatame, mismoodi õnnestus Eleri Loppil teksti kirjutamine. Kuidas saada üle karu hirmust? Ilmselt märkate, et on pandud tühik enne küsimärki. Seda ei ole. Tühik ära. Sellest ja paljust muust räägin, aga ma ei räägi see laupäev. Ma räägin käändes sel laupäeval. Räägin sel laupäeval karuretkel. Kuna see teine osa otseselt autoril ei olnud pealkiri, siis siin lõpus erandkorras on punkt ja las ta olla. Niisiis sina mõtled oma karupoeg Puhhi, Maša ja Karu, Ellen Niidu ja mõmmi Abitsa peale. Meie kütame läbi teksti. No nii, enamus karud. Siin on ühildumine vaja järje peale aidata. Enamus karusid on talveuinakust ärkamas ja kuna sõna enamus on sisult mitmuslik, aga vormilt ainsuslik. Esimesel korral on õigesti enamus on. Teeme õigeks teise poole ka. Enamus karusid asub. Ühildame ta ainsuses. Asub oma toimetusi tegema. Siis on selle sisuliselt mitme karu vormilise ainsusega asjad hästi. Mõmm. Isakarud ärkavad üldiselt esimesena. Emakarud talvel sündinud poegadega hiljem. Me lisame lause rütmi ja voolavuse huvides sõna koos. Emakarud koos talvel sündinud poegadega hiljem. Karude hingamiskiirus talveunel väheneb 1,5 hingetõmbeni minutis. Siin on 2 pisiasja. Esiteks, talveunes kääne. Talveunes
Ja teiseks, eestikeelne reeglipärane sõnade järjestus lauses on alus, öeldis, sihitis, määrus. Kui on tegemist luuletusega või mingi eriliselt meloodilise taotlusega, võib seda sõnade järjekorda muuta, kusjuures paljudel meie inimestel nii on saksapärane sõnade järjestus. Siin peaks olema päris eesti keele puhul vastupidises järjekorras sõnad talveunes ja väheneb. Ehk siis karude hingamiskiirus väheneb. Tõstame öeldise määrusest ettepoole. Karude hingamiskiirus väheneb talveunes ja siis need hingetõmbed. Uinaku ajal karu ei süü, joo ega väljuta jääkaineid. Ainus tarbitav välisressurss on hapnik. Ja sidagi harva. Väidetavalt tekib karul talve uinaku ajal uriin, aga see võetakse. No nii, nüüd on siin juhtunud kordus. Kui teie oma esseesid, blogipostitusi, kirjandeid, ajalehe ja ajakirja artikleid kirjutate, jälgite ise, et ei tuleks sellist kordust. Teine kord see võetakse, tõmmame maha. Taaskasutusse kirjutame kokku. Just. Ehk siis imendub tõenäoliselt läbi põieseina see uriin ja seal sisalduv vesi ringleb. Geniaalne seltsimees Jumal. Ta on teinud selliseid asju, see meie hea looja, et igal sammul lihtsalt vaata ja imesta ja imetle. Kui karu talveuinaku ajal segada, paneksime talveune. Uinak on teate siuke beauty-snäppet või beauty-näppet, see on kuidagi liiga lühike, sest ikkagi vana magab kuude kaupa, see ei ole uinak, see on talveuni. Kui karu talveune ajal segada nii, et nüüd me jõuame siis otsusele, kas teda on üks või mitu. Ainsus ja mitmus tuleb ära ühildada. Lähme pigem siis ainsuse teed. Kui karu talveune ajal segada nii, et ta ärkab, siis tal kulub väga palju energiat, et uus koht leida ja uuesti talveunne jääda. Ja kui ta ei jääki enam magama, mõmm, nutab karu jõmm, selline laul tuli ka meelde, siis ta jääbki kooserdama ümber talude ja otsib sealt süüa. Aga mis tal üle jääb? Karusid ähvardab siis ka surm, näiteks ema karu poegadega segamine tähendab, pigem küll nüüd sõnade järjekord on jälle natuke puu taga, nagu see karupoeg. Näiteks poegadega ema karu. Teeme sellele sõnale mulli ümber ja sõidutame ta noolega õigesse kohta. Poegadega ema karu segamine tähendab, et karupojad ellu ei jää. Ema karu tagasi poegade juurde ei lähe. Kuigi karu, niimoodi sinna Elistverre need beebid satuvadki, et mõnel vennal on vedanud ja siis need üksinda jäänud tiited viiakse loomaaeda või Elistverre. Kuigi karude jooksuaeg on suvel, sõna kuigi on täitsa üle aru. Kui jooksuaeg on, siis need pojad tulevad. Või minnakse doktor Sõõritsa juurde, kes aitab siis järje peale. Eile õhtul oli just eetris saade kunstlikust viljastamisest muu hulgas selleks, et tõsta viljatuks jäänud eestlaste sigivust. Mul oli rõõm näha doktor Sõõritsat, kellega mul on olnud nii
beebiasja kui ajakirjanikuna korduvalt telesaate asja ja ajakirja artikli asja. Me tõmbame maha sõna kuigi. Asi on konkreetne. Karude jooksuaeg on suvel. Siis tõmbame maha. Karude jooksuaeg on suvel. Pojad sünnivad talvel, talveune ajal. Juhul, kui emakarul üldse on piisavalt rasvakihti sügisel, et pojad välja areneksid. Vot, kui ta ei ole piisavalt varusid kogunud, siis looted suureks ei saa. Loodus teab, mis loodus teeb. Teadlased on teinud kindlaks, et isegi kui viljastamine toimus, aga emakaru rasvakiht on vähem kui 20%, on jah palju igast krüptikat, numbreid ja ämbreid siin reas, aga nii peab, sellepärast et see on põimlause, et tagumist koma on tingimata vaja. 20%, ei sünni poegi. Kas see toimub teedega peaks olema? See on S-iga toimus. Sul on õigus, härra Varik, nii on parem küll. Ta põhimõtteliselt ei ole ka mineviku vormis vale, aga oleviku vorm on tõesti palju parem stiili mõttes. Teeme nii jah. Emakarud, kes olid suurema rasvakihiga, sünnitasid pojad varem kui need, kes olid saledamad. Ja nüüd me läheme härra Variku soovituse järel tagasi olevikku, sest tegelikkuses, kui teadlane midagi uurib, siis ta uuribki asja, mis toimub kogu aeg, mitte nii, et toimus ära, teadlane uuris ära ja edasi on nagu on. Me toome selle lause ka olevikku, sest see kehtib igal aastal uuesti. Emakarud, kes on suurema rasvakihiga, sünnitavad pojad varem kui need, kes on saledamad. Loomulikult ka karupojad, kelle ema rasvakiht kehas on suurem, kasvavad kiiremini. Siin te näete imeilusti korrektselt kirja pandud viidet, kui te teete oma uurimistöid, kursusetöid, diplomitöid tulevikus ülikoolis, nii baka kui magistritöid. Täpselt niiviisi käibki viitamine. Jalutuskäigul karude rohkes üks sõna. Karude rohke on omadussõna ja sellest tingimata me teeme liitsõna. Karude rohkes elupaigas räägin oma kohtumistest karudega. Et need hästi läksid, seda saame järeldada sellest, et giid on olemas. Samuti nii, selles lauses on meil pisut puudu lauseliikmeid. Samuti õpetan sobiks siia. Samuti õpetan, kuidas karudega kohtuda, kuidas käituda. See on õpetamine ja lauses peab olema öeldis, ilma öeldiseta tegusõnata. Päriselt lauset ei olegi. Jällegi küsimärki eest tühike ära. Kus karusid otsida? Siin on tähtede järjekord sõnas otsida, väike näpukas. Ja ühtlasi sõna kus on selles mõttes eksitav, et sa võid siis seista keset tänavat või klassiruumi number 204 ja seal otsida karu või kust kohast, siis on selge. Kust kohast karusid otsida? Maantee ääres nähtud, looduses nähtud, koos nendega elatud. Üldjoontes sa ei pea otsima. Sa satud temaga varem või hiljem kokku.
kust kohast karusid otsida, kui soov neid näha ja pildistada, kui on soov, sest muidu on soov ilma tegusõnata. Alus on, öeldisti üle, panime juurde. Kui on soov neid näha ja pildistada, küsimärgi eest tühik ära, kuhu paigutada rajakaamera, kui on soov karusid jäädvustada, tühik ära, mida karu esimesena tegema hakkab, kui on talipesast väljunud ilma tühikuta, küsimärk, kuhu läheb ja mida otsib, tühik ära ja me paneme siia aluse ka, aga see võib olla täiesti vabalt asesõnana ta. Kuhu ta läheb ja mida otsib? Näitan karu ronimispuid ja karude tegevusjälgi puudel. Ja kui lund ka on ja piirkonnas mõni mõmm on ärganud, võime näha karujäljed, on meil üks sõna, karujälgi. Selle pika lause juures riivab silma ja keelepaistu 2 korda sidesõna ja. Eesti keeles on väga hästi läinud. Meil on teine variant veel, ning. Me asendame esimese ja sõnaga ning, sellepärast, et esimene ja teine lause pool on teineteisest rohkem eraldunud ning eraldab rohkem kui ja. Ta on suurema volüümiga sidesõna. Tegevusjälgi puudel ning kui lund ka on ja piirkonnas mõni mõmm on ärganud, võime näha karujälgi, üks sõna. Keskendume karudele, kuid lisaks räägin ka teistest kiskjatest, hundist ja ilvesest. Toimub Kose vallas. Paneme siia, mis asi toimub ja siis kuidas nüüd sel laupäeval toimuv asi nimetada, kas see on ekskursioon või see on jalutuskäik? Jalutuskäik, jah, õige. Muidugi, nii ta ütles ka ju. Niisiis kingime sellele tekstile veel ühe aluse, tegija ehk siis, see ei ole mitte alus, see on jalutuskäigul, see on täiend, see on ajavorm, millal me seda teeme, nii siis jalutuskäigul. Keskendume karudele ja siis ta räägibki nendest kiskjatest. Mis asja jalutuskäik toimub? Ma olin juba mõtetega selle juures, et ma tahan selle ühe laulu lõpuks üles otsida. Multitasking is multipasking. Jalutuskäik läks viimasesse lausesse. Jalutuskäik toimub Kose vallas. Tasu. Ja siin teeme ühe paranduse veel. See euri, ta ei ole küll lausa ebakorrektne, aga ta näeb jube kole välja. Ja täpselt sama pikk sõna on soliidselt, korrektselt välja kirjutatud eurot. Vot, siis ei ole mingit euri. Tasu 40 eurot inimene. Siin on siis hulk hashtag'e. Teie olete loodetavasti välja mõelnud, mis tekst tuleb meie paberi tagumisele küljele. Ja mina otsin laulu Kas teist keegi aru sai? Ma tahtsin otsida teist laulu. Ma tahtsin otsida laulu Mõmm, mõmm. No näe, unelaul mõmm. Vua. Ja tere tulemast minu lapsepõlve. Mõni mutt, kes reedel 58-aastaseks saab, kasvaski üles just täpselt entel-tenteli ja trikatrei saatel. Turvalisi kohtumisi karudega.
Homme algab kevad. Mamm.